kuna on nagu, mina olen lugenud midagi muud, ma lugenud ei ole, et siin elati tsistertslaste munga reeglite järgi, et siis me panime ka ikkagi tsistertslase riided ja et siin on tsistertslane ja see Mannekeni armastatav on ka tsistertslase riietuses ja kui me läheme hospidali, seal on ka tsistertslane, et siis kui inimesed liiguvad, siis neil äkki nagu kinnistub, et jõuab ka kohale, et siin elasidki mungad siin. Kõige paremini ikkagi hakkab see ega tööle siis, kui sa näed nagu füüsilisel kujul. Samamoodi kui me selle Toomkooli, selle poissi Mannekeni panime, alles siis mul jõudis nagu kohale, et siin on lapsed elanud, siin väiksed poisid jooksid ringi. Et ma olin lugenud ja ise kirjutanud ka, et Toomkooli õpilased lällällä ja aga et siin tõepoolest jooksid lapsed ringi, et see oli nagu minu jaoks täiesti nagu uus. Ära neid kinni. See läheb kõik puhvetisse. Nii, aga ma vaatan, et see on tehisinimese katse. Et kui nüüd räägin ka sellest, miks meil on laboratoorium. Laboratoorium on asi sai alguse väga ammu, kui ma lugesin Enn Vetemaa raamatut, Krati nimi oli Peetrus ja seal on väga lahedalt kirjeldatud ühte Lihula kloostri munka, munk Bonifaciust, kes oli alkeemik. Oled lugenud seda raamatut? Soovitan lugeda, sa oled lugenud, väga hea, on ju lahe raamat. Ja siis mul hakkas see aastaid tagasi juba tiksuma, et nii lahe alkeemik ja siis ma mõtlesin, et siin võiks ka tingimata olla mingi alkeemiku tööruum, sest et üldjuhul ikkagi suurte valitsejate juures, tegelikult ka Saaremaa piiskop oli rikas ja suur valitseja Ivar Leimuse artiklite põhjal. Mingil ajal oli ta isegi selle järgi, et mis Rooma kuuriale makse maksti, oli ta siinse Vana Liivimaa konföderatsiooni kõige rikkam valitseja. Et suure tõenäosusega võis tal ka siin alkeemik olla. Pealegi oli vaja püssirohtu teha ja igasuguseid värve segada ja selleks oli ikkagi vaja teadmisi. Ja lisaks miks ka mitte kulda leiutada, sest see kulla vajadus oli väga suur ja kullamaardlaid oli väga vähe Euroopas ja sellepärast oli kuld suures hinnas ja sellepärast tohutu tung oligi, et kulda leiutada. Ja siis, kui see ruum siin vabanes peale seda, kui see restoran ära läks ja kuna see ruum oli niivõrd lahe, et seal on linnus algusaegadest uks, siin oli torn, see on torni ruum. Ja siis mõtlesin, et vot, see ongi meie alkeemialaboratoorium, see ongi just see. Ja Aare Baumeriga, kellega me olime ka varem rääkinud alkeemialaboratooriumist, et tema oli ka väga huviline. Et siis me Aare Baumeriga hakkasimegi seda ette valmistama. See sai juba eelmine aasta valmis. Ja üks katse on siis siin ka üles seatud. See on tehisinimese katse, et kas teda nüüd siin tehti või ei tehtud, selle, et ma nagu pead ei anna, aga elus on kõik võimalik. Nimelt, kui praegu üritatakse kloonida, et luua tehisinimest, siis ka keskajal ei olnud see teema võõras, aga tollal ei olnud mitte oluline mitte see keha, mitte samasuguse molli, mitte mingi samasuguse lamba tegemine, eks ole, vaid just nimelt hinge taaselustamine, et üritati hinge taaselustada. Ja siin on üleval 2 katset või 2 seda retsepti. Kui tahad, ma võin alumise ette lugeda, see on väga värvikas. Homunkuluse valmistamise retsept olevat järgmine. Homunkulus oligi siis tehisinimene. Võta kotitäis konte, spermat, nahatükke ja karv igalt loomalt, kellega homunkulus peaks sarnanema. See kõik tuleb asetada pinnale, mis ümbritsetud hobuse sõnnikuga ja jäetakse nii 40 päevaks ja ööks seisma. Selle aja möödudes on homunkuluse loode valminud ja teda saab näha. Selle on kirja pannud Paracelsus, see elas aastatel 1493–1541. Paracelsus on väga kuulus alkeemik, väga palju keemilisi aineid avastas. Aga siin on siis juba, siin meil ei ole hobusesõnnikutega, spermatega midagi, vaid siin on lihtsalt juba see loode siin valminud ja näed, kui siia lupule vajutada, hakkab tossa ajama lastele, see hirmsasti meeldib see. Täiskasvutele ka tegelikult, olgem ausad.
sa saad teha ilma minuta, näed. See ongi see meie arkeemiks siin tassu sees. Aga jah, ma juhin veel tähelepanu sellele suurepärasele portaalile siin. See trepp viib alla keldrisse ja tegelikult saab seda treppi mööda ka linnusest välja. Kui seal linnuse peaväravast vaadata paremale mingisugune 50 meetrit, siis seal on niisugune plank ja põhimõtteliselt sealt saab siit sisse. Ma mäletan kunagi, kui me olime laps, siis ma ronisime siit sisse, et siin olid järjekorrad ka aeg-ajalt kontserti ajal, et kõik oli veel kuidagi lagunenud, et ruumid olid avatud, et siis sai tasuta ilma piletita sisse. Aga praegu on see millalgi täis aetud ja praegu ei saa, aga meil on plaanis see avada, et siis saaks nagu siit otse keldrisse esimesele korrusele. Et ei pea üldse siia üles, ei pea õuest läbi tulema, vaid mööda siseruume saaks siis siia tulla.